Tere õhtust, head inimesed siin Narvas ja tere kõigile, kes on teisel pool ekraani. Oleme siis jõudnud Reformierakonna julgeolekuturneega siia Narva ja räägime loomulikult julgeolekust. Räägime julgeolekust kui kõige põletavamast teemast, mis on meie inimestel hingel, aga mis on ka väga selgelt hingel kõikidel inimestel nii Euroopas kui ka üle maailma. Ja oleme siin täna kahekesi ja oleme täna siin kahekesi kindralmajor Meelis Kiiliga, kes just on otsustanud liituda Reformierakonna ridadega ja mul on selle üle väga hea meel, et me oleme saanud ühe väga tugeva, laia silmaringi, laia kogemuste pagasiga inimese oma ridadesse juurde, et hoida Eestit jätkuvalt turvalisena, et hoida Eestit kaitstuna, et hoida Eestit kindlates kätes. Ja see, et me oleme nüüd siin Narvas, on väga sümboolne, kui me vaatame siit restorani aknast välja, siis meie selja taha jääb Eesti ja meie ees on Venemaa. Meie ees on riik, kes peab agressioonisõda Ukrainas, agressioonisõda, mis on ületanud igasugused piirid, mis sisaldab endas lihtsat hävitamist, sõjakuritegusid ja loomulikult on väga oluline, et koos meie ja liitlaste toega Ukraina selle sõja võidaks. Ja Meelisega me nendel teemadel siin ka vestleme, räägime võib-olla ka natuke laiemalt ja võib-olla nii palju ma veel sissejuhatuseks ütlen, et ega Meelis muidugi pikka tutvustust ei vaja, sa oled olnud Kaitseliidu ülem, sa oled olnud Balti Kaitsekolledži ülem, Maaväe staabi ülem, oled olnud meie kaitseatašee Ühendriikides ja Kanadas. See on ka tegelikult see koht, kus me esimest korda omavahel kohtusime. Aasta siis oli, ma pakuks 2009 või midagi, sinna kanti pidi ta olema. Ja loomulikult on sinu töö ja kogemus väga palju raaminud tegevusi, mida sa oled teinud. Ja kui me vaatame nüüd seda tänast olukorda, siis ma võib-olla kõigepealt küsikski sinu käest, et kuidas sa näed, et kuidas on Venemaa agressioon Ukrainas muutnud üleilmselt julgeoleku pilti ja mida see meie jaoks siin Eestis tähendab? Tervist ja minu poolt. Ma pean ühe korrektuuri tegema, ma olen nüüd kindralmajor reservis. See on täpne. Just. Venemaa agressioon, kas ta on muutnud seda üleüldist pilti? Tegelikult meie ju siin teadsime vastase kavatsust. Me teadsime tema ambitsiooni, me teadsime ka tema võimeid, kuigi ausalt öeldes ülehindasime natuke tema sõjalist võimet. Kuidas ta on muutnud? Minu arust kõige olulisem muudatus on olnud see, et meie partnerite ja liitlaste silmad on avanenud. Nad on mõistnud, et tegemist ei ole tavapärase koostööpartneriga, vaid et tegemist on tõepoolest, näiteks NATO sõjaline strateegia nimetab Venemaad ju sõna otseses mõttes eksistentsiaalseks ohuks. Tõsi, see NATO sõjaline strateegia enne agressiooni nimetas teda Venemaad oluliselt leebemalt, ta nimetas teda strateegiliseks võistlejaks. Aga nüüd ei ole enam mitte kellelgi mitte mingisugust kahtlust selles, mis on Venemaa juhtkonna kavatsus, milline on tema tahe. Ja nüüd see sõjategevus Ukrainas on lihtsalt paljastanud selle režiimi ja süsteemi ka väga suured nõrkused. Ehk et veidral kombel ma julgeks öelda, et julgeolek, vähemalt julgeoleku tunnetus
on läinud realistlikuks, mis on meile ju soodne. Võib-olla tulevikus, pärast seda, kui Ukraina on võitnud, kui me peaksime äkki kartma hoopis seda, et minnakse tagasi eufooriasse, et nüüd on kõik jälle hästi, nüüd teeme naaberriigi demokraatlikuks, et seda eufooriat peame me võib-olla rohkem kartma kui tänaseid reaktsioone agressiooni osas. No ma usun, et see arusaam, et Venemaa tegelikult ei muuda oma käitumist ja see käitumine on järjest agressiivsem, järjest julmem, et kui me vaatame seda, kuidas sõjategevus või ütleme siis relvastus on pandud tööle inimeste tsiviiltaristu ja tegelikult siis kogu riigi maatasa tegemiseks, et mul on väga raske ette kujutada, et kuidas saaksid nähtavas tulevikus mingisugusedki suhted hakata soojenema ja ma arvan, et nende sõjakoledustega kindlasti on Venemaa tugevdanud ka siis liitlaste ühtsust. Et kuidas sa, Meelis, praegu hindad meie oma kaitsevalmidust, et me tegelikult, kui me vaatame neid lisaeelarveid, mida valitsus juba on ette pannud ja vastu võtnud selleks aastaks, et meil järgmine aasta kaitse-eelarve ületab esimest korda miljardi euro piiri, 2024 peaks kaitse-eelarve jõudma 3%-ni SKP-st, et need on kõik olulised investeeringud olulistesse võimetesse. Et kuidas sina eksperdina neid otsuseid hindad, kommenteerid, et kus me peaksime olema veel eriti tähelepanelikud ja eriti kiiresti liikuma? Loomulikult ma hindan neid positiivselt, sest et tegelikult riigikaitset, vahepeal oli küll selline ütlus, et teeme rohkem vähemaga. Aga see, kui me hakkame seda matemaatiliselt mõtlema, siis oleks pidanud pärast tegema kõike ilma mitte millegita. Aga me ei saa rääkida ainult eelarvest, me ei saa rääkida ainult rahast, et siin meil on siiski väga suur töö ees. Me ju tahame, et meil on võitlusvõimeline, hea võitlusvõimsusega vägi ja kaitseliit. Aga seal on 3 komponenti. Seal on kontseptuaalne komponent, seal on moraalne komponent ja seal on füüsiline komponent. Me ei saa rääkida ainult füüsilisest komponendist. Tegelikult see sama konflikt, mida me täna vaatame ja näeme ja kõrvalt jälgime, annab meile väga palju mõtteainet. Annab mõtteainet, annab analüütilisi andmeid ja me peame väga selgelt üle vaatama koostöös oma liitlastega loomulikult, vastavuses NATO sõjalise strateegiaga ja NATO tipudoktriiniga, sellise tuleviku sõjapidamise kontseptsiooniga. Ülimalt head dokumendid, aga need tuleb töösse rakendada. Nii et see sama kontseptuaalne pool tuleb läbi töötada. Muuseas, kui keegi räägib sellest, et Venemaa on läinud nüüd ainult konventsionaalset teed, siis ma siiski julgen väita, et tegemist on selle sama kurikuulsa Gerassimovi doktriiniga. Gerassimovi doktriin, mis räägib seda, et mitte sõjalised vahendid on enamikel juhtudel efektiivsemad kui sõjalised vahendid ja neid rakendatakse 4-1. Nüüd, mis juhtus? Juhtus see, et selle doktriini rakendamisel inimesed võivad teha kas vigu, ja me kõik teeme vigu. Vead on täiesti normaalsed, vead on parandatavad. Aga Venemaa juhtkond tegi valearvestuse. Valearvestus on väga tihti fataalne. Ja antud juhul on tegemist valearvestusega, nii et selle doktriini rakendus, selle rakendamine valearvestusega viis nad katastroofi. Ma julgen küll väita, et Vene riik, Vene ühiskond on täna katastroofi eel. Mis ei tähenda seda, et see ukrainlastele leevendust tooks, mis ei tähenda seda, et see meie julgeolekut paremaks teeks. Aga jälle, siis me peame tagasi minema ka 2005. aastal Münchenisse ja
uuesti üle vaatama, kuulama, mõtlema, mida see tähendab, mida Vladimir Putin seal ütles. Mida ta ütles? Meie vastus lääneriikidele ma rõhutan, on asümmeetriline ja me teeme seda, me viime seda ellu, asümmeetrilist vastust viime ellu intellektuaalse üleolekuga ja odavalt. Ma arvan, et nad hakkavad taas tagasi minema, nii et me peame seda asümmeetriat ja hübriidoperatsioone väga tähelepanelikult jälgima, sest konventsionaalne osa, selgelt see üks osa, see selgelt ei täitnud nende ootuseid, ta isegi ei täitnud meie eelduseid õnneks. Jah, vahest on hea eksida siis vales suunas, nagu meie poolt vaadates. Ja meie tegime väikese vea, me ei teinud vale arvestuse, me tegime vea. Sellepärast, et kui me oleks teinud vale arvestuse, siis tegelikult ei oleks meil 3% SKP-st. Tegelikult ei oleks meil kaitseliitu, tegelikult ei oleks kaitseväge selliselt arendatud, nagu me täna oleme arendanud. Aga jätkuvalt ma ütlen, et me peame väga tõsiselt seda intellektuaalset poolt, intellektuaalset ja moraalset poolt arendama. See on nagu hästi tõsi, et kui me vaatame, et kuidas Venemaa on lisaks siis konventsionaalsele sõjavälja tegevusele tegelikult kasutanud propagandat ühe sõjapidamisvahendina, kasutanud energiat sõjapidamisvahendina, kasutanud küberdomeeni sõjapidamise vahendina, et siis põhimõtteliselt me oleme ikkagi üle välja kõikides tegevustes, näeme, kuidas Venemaa ei kohku tagasi ega löö risti ette toimetamaks seal ja selliste vahenditega, nagu neil endale meeldib ja kui ma näiteks võtan selle sama küberi valdkonna, et siis on, need näited on ju väga, väga ilmsed, kuidas on kasutatud oma kübervõimeid selleks, et sekkuda teiste riikide ühiskonnaellu, poliitikas, proovitud maha võtta erinevaid teenuseid ja ka tegelikult Eesti vastu ju küberrünnakute aktiivsus on väga oluliselt kasvanud ja pluss kõik see, mis puudutab energeetikat, energiahindu, energia kättesaadavust, et see on samamoodi Venemaa käsutuses olev tööriist, mida ta on kasutanud, mille küll tulemus on see, et me oleme väga kiiresti Euroopas vabanenud või kohe-kohe vabanemas Vene gaasisõltuvusest, ehk tegelikult mina ütleks niimoodi, et Vene torugaasikraan ei ole mitte Venemaa, vaid on Euroopa käes ja see kraan on juba kinni ja me oleme leidnud alternatiivsed vahendid. Nii et või kui võtame vilja ekspordi, kus Venemaa nüüd ühepoolselt teatas, et ta enam ÜRO leppes ei osale, vaatame, mis seal nagu päriselt toimuma hakkab, eks ole, et Ukraina jätkab ju vilja väljavedu, et ka see on olnud ju venelaste katse ajada siis liitlasi tülli kolmandate riikide suhtes, näidata, et mitte Venemaa pole süüdi, vaid keegi teine läänes on kogu selle vilja ja toormeprobleemi tekitanud, nii et see propagandamasin on neil ikkagi töötanud hoogsalt, et kuidas sinu hinnang selles küsimuses on ja mida sa näed, et me saaksime veel efektiivsemalt teha? Ma ise alati olengi mõelnud, et mida nad selle intellektuaalse üleoleku all mõtlesid, aga intellektuaalse üleoleku all nad mõtlevadki seda, et nad järgi reegleid, neil ei ole, Venemaa juhtkonnal ei ole tegelikult südametunnistust ja nende relvajõududel ei ole autunnet enam. Aga ma olen täiesti nõus sellega, et nad on kõike seda proovinud, aga mis nüüd puudutab seda gaasimajandust, ilmselt nende juhtkond oleks pidanud siiski kunagi õppima ka seda majandust ja kapitalismi mudelit ja lääne mudelit, et kuidas see toimib. Ja antud juhul on niimoodi, et me huvitaval kombel väga pikalt on räägitud gaasisõltuvusest. Aga me ei ole andnud endale aru, et
või vastupidi, meie andsime aru, aga siin teatud suured riigid natukene alahindasid seda, et sõltuvus võib olla hoopis teises suunas. Venemaa oli vägagi sõltuv gaasimüügist Euroopasse. Nii et gaasikraanil on 2 kraani, üks on ühel pool ja teine teisel pool. Ja ma mõneti tooks paralleele selle, kui me iseseisvuse taastasime, siis on üks väheseid asju, mille eest me võiksime olla Venemaale tänulikud ja ma arvan, et see oli see topelttollid ja kõikide nende kehtestamine kütustele, energiakandjatele, mis lihtsalt sundis meid ennast Nõukogude Liidu süsteemist lahti murdma. Täpselt sama tehti täna siin. See on järjekordne valearvustus minu arust. Aga see ei tähenda seda, et nad oleksid oma katsetest loobunud. Nii et me peame jätkuvalt olema äärmiselt tähelepanelikud. Ja ma tulen jälle selle juurde tagasi, et kuna nende konventsionaalne sõjapidamisvõime on mõneks ajaks vähemalt nõrgenenud ja nõrgendatud, siis nad pöörduvad nende infosõja juurde tagasi, nad pöörduvad kognitiivse mõttemaailma manipuleerimise juurde tagasi. Ega me ei saa ju neid alahinnata ka. Nad on põhimõtteliselt just selle tõttu, et nad ei järgi läänemaailma reegleid. Neil on omad reeglid. See on teine maailm. Aga me peame selle maailma selgeks tegema enda jaoks ja vastavalt sellele ka igasugused kaitseplaanid üles ehitama. No just, sest tegelikult meie siin ja kogu siis demokraatlik maailm ikkagi ju seisab vastakuti kõige keerulisema olukorraga pärast teist maailmasõda ja see on ikkagi selle perioodi või selle välba juures esimene kord, kus Euroopas on suuremahuline sõda, nii et selles mõttes ma arvan, et see paradigma ja olustik on ikkagi hästi palju muutunud ja kindlasti see, mis sa ka mainisid, et on väga oluline, et me siis läänes kollektiivselt ei libiseks tagasi sellesse nii-öelda vanasse mõttemalli, et heakene küll, et kõik lõpuks väsivad ja katsume kuidagi leida mingeid lahendusi, nii et see ühtsuse hoidmine minu meelest on hästi, hästi oluline ja siiamaani on see tegelikult ka õnnestunud ja kõik see relvaabi ja humanitaarabi, mis on Ukrainale antud, et ilma selleta kindlasti ei oleks Ukraina kaitsevägi olnud võimeline seda nii-öelda edu saavutama, mida nad on saavutanud. Ma arvan, et sa tabasid just naelapea pihta, et viimasel ajal oleme me kuulnud, ka mina isiklikult NATO selle strateegilises staabis kuulsin seda väljendit. Sul oli õigus. Meil on öeldud, me oleks pidanud Balti riiki kuulama, me oleks pidanud Eestit kuulama, teil oli õigus. Ja ma arvan, et meie tuleviku väljakutse ongi see, et meil ei öeldaks enam, et meil oli õigus, vaid et me peame ütlema neile, kuulake meid. Me siiski üht-teist teame. Meie põhiline rõhuasetus täna Euroopas liitlaste juures ongi see, et me ei tohi lubada neile tekkida seda sõjaväsimust. Nemad ju ei sõdi, aga nende eest sõditakse, ehk et see moraalne kohus täna aidata Ukraina võidule, aidata demokraatia võidule ja tagada riikide suveräänsed piirid. See on ju põhimõtteliselt ikkagi olnud peale teise maailmasõja aegselt selline paradigma, mida ei saa, ei tohi, ei või rikkuda. Ja muidugi see reeglitepõhine maailmakord on ka midagi, mida näiteks Aasia riikides, kui me võtame ASEAN-i liikmesriigid, väga hinnatakse. Et kui ma Singapuris olin, siis ma ka kohtusin sealsete liidritega ja eks nad küsisid ka, et miks Venemaa astus ja algatas selle sõja, et seal ei ole ju mingit loogilist selgitust ja siis minu vastus oligi hästi lihtne, et jah, meie loogika
järgi ei ole seal loogilist seletust, aga Venemaa lihtsalt ja Putin ei käitu meie loogika järgi, tal on teistsugune loogika. Ja muidugi mida Aasia, ütleme kõik väiksemad riigid, kes meist on küll palju suuremad, aga maailma mastaabis siiski pisemad, et nende jaoks on just väga oluline see reeglite põhilise maailmakorralduse säilitamine, nii et ka seal meil neid liitlasi on tegelikult väga erinevate nurkade alt ja kindlasti, kui me nüüd tuleme tagasi siia kodule lähemale, et kui me võtame Soome ja Rootsi, et kui keegi oleks öelnud selle aasta alguses enne 24. veebruari, et Soome ja Rootsi esitavad avaldused NATO-ga liitumiseks, ilmselt oleks seda inimest peetud kas ulmekirjanikuks või kuskilt väljapääsenuks, aga ometi need muutused toimusid ka meil väga kiirelt siin piirkonnas. Et kuidas sa hindad, et kuidas see muudab kogu pilti, kui nüüd Soome ja Rootsi on ka kohe saamas NATO liikmesriikideks? See ikkagi muudab pilti. Et siin võib-olla mõni analüütik on öelnud, et see meie olukorda nagu üldse ei muuda. No tegelikult ei vasta tõele. Läänemeri muutub NATO sisemereks. Meil tekib ühtne NATO õhuruum. Need võimed, võimalused ja tegelikult need kontseptsioonid, mis on nüüd ka seal sõjalises strateegias välja toodud, need on sedavõrd palju rohkem lihtsam rakendada, kui me isegi ette kujutame. See jõudude vahekord on massiivne meie kasuks muuseas. Meie väljakutse võib-olla on see, et me peaksime me peame õppima, mõtlema suurelt. Me oleme harjunud 1 miljon, see on 1 miljon rahvastikust, natukene rohkem loomulikult, aga see 1 miljon on nagu maagiline number, mis tekitab meis just sellise minimalistliku maailmavaate. Me ei ole väikesed, me oleme maailma kõige suurema ja võimsama sõjalise liidu liige. Mis tähendab seda, mis ei tähenda seda, et see oleks nagu tasuta sõit rongivagunil on ju, ei, seda ta ei tähenda üldse. Me peame oma panuse andma kindlasti nii, nagu me oleme andnud. Aga me peame ka seda suurendama ja kontseptuaalselt olema võimelised mõtlema oma liitlastega samas rütmis. See, et muuseas nali naljaks, aga 10 aastat tagasi mina ütlesin mitte mingisugust analüütilist alust omades, aga ma ütlesin, et Soome ja Rootsi saavad NATO liikmeks 2022. Jube kahju, et ma kihla ei vedanud. Aga see oli tol ajal välja käidud täielik spekulatsioon. Ma olen väga nõus selle suurelt mõtlemise postulaadiga, sest nii nagu me siin ennem rääkisime ka küll natuke teises võtmes, et sümbolitel on väga suur mõju ja väärtus ja kui me võtame NATO kui kõige võimsama kaitsealliansi, siis NATO liikmesriikide rahvaarv on ka 1, aga mitte 1 miljon, vaid 1 miljard. Täpselt nii. Ja sellega me oleme samas kaalukategoorias kui meie tegelik strateegiline konkurent Hiina. Seal on mõned sajad miljonid vahet, aga suures pildis on NATO ikkagi 1 miljardilise elanikkonnaga kõige tugevama majandusega allianss ja ma arvan, täpselt sellisena me peamegi ka ennast võtma kui selle alliansi liige. Ja kindlasti meil on sinna anda nagu oma kogemusi, oma teadmisi, eriti mis puudutab siit meie idanaabrit. Aga kui me nüüd veel korra võib-olla astume sinna Ukraina sõjatandrile, et mis on need peamised õppetunnid, mida me sinu hinnangul peaksime sealt kaasa võtma, lisaks sellele, et Ukrainat jätkuvalt toetada? Õppetunnid on see, et me peame ikkagi usaldama oma luureandmeid. Ma siiski julgen väita, et see rünnak ei tulnud üllatusena.
sellel oli eelnev eelhoiatus. Me peame üle vaatama oma territoriaalkaitse ja totaalkaitse kontseptsiooni, sest see on see, mida ukrainlased, see, mida me käisime neid nõustamas ja mida nemad tegelikult on ellu rakendanud, see on kogu rahva kaasamine riigikaitsesse. Neil on palju õppida veel sõjalises mõttes. Me peame õppima neilt seda, ja nüüd ma tulen selle ühe võitlusvõimsuse komponendi juurde, kui tähtis on moraalne komponent. Kui tähtis on see, et Eesti, meie enda inimesed oleks valmis. Väga kõrge kaitsetahtega ja sest et motiveeritud rahvas, monoliitne rahvas, hästi juhitud rahvas on edu alus. Ja meil on kõik need eeldused olemas. Ja mida veel me Ukraina sõjast võime õppida, on me ei saa endale lubada jõudeolekut. Me lihtsalt ei saa seda lubada. Et vaatamata sellele, et vastane Venemaa nõrgeneb, meie peame oma võimeid hoidma üleval, vaatamata sellele, mis nendega juhtub, aga sest et võimeid ja väge on lihtne likvideerida, väga raske taastada. Ja me nägime ju kuidas Ukraina relvajõud enne 2014. aastat olid kukkunud. Seda me ei tohi endale lasta. Nii et seal on, tegelikult on ju konflikt käinud päris pikalt, et me oleme näinud ja käinud nendega ka koostööd tegemas, õppida on palju. Nii et tulebki õppida ja tuleb õppida just sellist sõjapidamiskunsti, mida Sun Tzu juba 2000 aastat tagasi, üle 2000 aastat tagasi ütles, et sõjakunsti kõrgeim aste on see, kui võidetakse sõda ilma lahinguteta. Mitte sõda lahingutega, vaid sõda lahinguteta. See on see, mida meie peame nüüd vaatama, et meiega jälle, ma rõhutan seda, meil on kõik võimalused olemas tulla konfliktist välja võidukalt ilma lahingutegevust meie pinnal. Aga kui see peaks tulema, siis me peame olema ka valmis võitlema ja sõdima. Ma arvan, see on väga tugev ja selge sõnum, et ja kindlasti see, mis sa ütlesid, et väga väga oluline roll on just sellel moraalsel komponendil ja kaitsetahtel, et kui sa nüüd sa oled pikalt olnud kaitseväes, oled olnud ka Kaitseliidu ülem, et kui sa nüüd vaatad peeglis tagasi ja hindad meie kaitsetahet ja võimekust, ma ei tea, 10–15 aastat enne tänast päeva, tänasel päeval ja kuna sa olid väga hea ennustaja, et kuidas sa näed, et meie kaitsetahe ja siuke moraalne tugev enesekindlus, et kuidas see ettevaates areneb, sest inimestel on ju palju muresid ja mida me saaksime siis veel omalt poolt teha, et see kaitse moraal, kaitsetahe, et need oleksid kõrged ja inimesed tegelikult usuksid meie oma võimetesse sellesse, et me ajame õiget asja ja seisame õigete väärtuste eest. Ma võib-olla põrgatakse hoopis selle küsimuse tagasi, sest aga palun. Kunagi on Marshal Mannerheim öelnud, et inimeste elu peab olema nii hea, et nad tahavad selle riigi eest seista ja seda kaitsta. Ja sina parima majandusanalüütikuna ma küsiks, kas me saame öelda täna Eesti inimestele, et me suudame ja tahame nendest keerulistest aegadest läbi tulla? Lühike vastus on jah. Kui seda jahi nüüd mõnevõrra avada, siis ütleme Eesti ettevõtluse ja majanduse kohanemisvõime on olnud ikkagi nagu väga-väga muljetavaldav, et
et noh, kui me võtame Covidi, mis räsis ju kogu majandust siin 2 aasta jooksul, noh, Covid hakkas enam-vähem taanduma ja siis tuli nagu uus kriis peale, kui Venemaa alustas täiemahulist agressiooni Ukrainas. Ja noh, sellele vaatamata on tegelikult ju Eestis ettevõtted ennast ümber kohandanud, ekspordinumbrid on olnud korralikud, kas on kerge? Muidugi ei ole. Et on selge, et energiahinnad löövad ettevõtjaid, on ka ettevõtted, kes on pidanud töötajaid koondama, on ettevõtted, kes on läinud pankrotti, aga suures pildis on ikkagi, mina olen selles mõttes positiivselt üllatunud, et ettevõtlus on ikkagi suutnud kogu seda keerulist olukorda läbi vedada nii juhtidena kui ka tööandjatena ja noh, tegelikult siis ka kõik inimesed, kes Eesti majanduse arengusse panustavad ja noh, tihti on küsitud ka seda, et kas nüüd lõpevad Eestisse investeeringud ära, et noh, tegelikult ei lõppe, et meil on mitmeid investeeringuid, mis jätkuvalt tulevad Eestisse ka siia samma Ida-Viru piirkonda, et kui me võtame näiteks Silmeti laienemise või Aquafori tehase siin Narvas, et ja neid näiteid on mitmeid, samamoodi Lõuna-Eestis või ka Eesti keskel, et ma arvan, et meil on väga palju, mida kaitsta ja seetõttu ma arvan, et võib-olla siis, kui ma nüüd sulle tagasi selle põrgatan, et ka see, et huvi liituda Kaitseliiduga on kasvanud, et ma arvan, et see on ka peegeldus, et inimestele läheb vabadus korda ja minu arust selle üle tuleb uhke olla ja tuleb inimesi tunnustada. Ja, absoluutselt, sest et tegelikult kaitsetahe ongi, kaitsetahe sünnibki ühiskondlikust sümbioosist. Ja ma olen nõus, Eesti ettevõtlus on tugev, ma olen sellega nõus ja meile tulevad tõenäoliselt suhteliselt keerulised ajad. Raskemad, kui me oleme siin viimasel ajal harjunud. Aga ma olen üsna veendunud ja eeldan ka seda, et kõik need meetmed, mis on käsile võetud, ette võetud, need siiski aitavad selle lühikese perioodi üle saada ja loovad ka aluse pikemateks arenguteks. Ei, kaitsetahe on hea. Me seda ei saa öelda, et meil kaitsetahet ei ole. Aga jälle, kaitsetahtest üksinda ei piisa, see kaitsetahe tuleb väga selgelt ära kontseptualiseerida. Et siin on pikk töö ees ja minu isiklik arvamus on, et Eesti vajab suurt julgeolekustrateegiat. Seda ei ole tekkinud. Ma arvan, et selle strateegia kujundamisse sul kindlasti avaneb võimalus ka panustada, sest nii nagu me ka siin ennem rääkisime, et me oleme enam-vähem, ma ütlen siis, ühe noored ja see on veel hea aeg, et kus tegelikult seda elukogemust, võrgustikku kasutada selleks, et Eestit edasi viia ja Eestit ehitada. Et ma korra nüüd teades, et talv tuleb, kui külm või soe, seda me ei oska öelda, aga mis su enda hinnang on, et kuidas Ukraina sellele talvele vastu läheb ja kui keeruline neil saab olema? Puhti inimlikust seisukohast väga keeruline. Väga raske. Muidugi mitte selles mõttes, et nad elavad üle selle. Aga ma tooks ajaloost ühe paralleeli, kus on jälle tehti valearvestus. Me ju teame teise maailmasõjast sellist asja nagu Hamburgi ja Kölni ja selle Ruuri piirkonna pommitamist. Ja kuna liitlased otsustasid, et nad pommitavad elukvartaleid, murdes sellega sakslaste tahte, siis see oli viga, see oli valearvestus. Ei murtud. Putin kasutab täpselt sama meetodit, täpselt sama vea. Ei murta. Vastupidi,
Ja kui ma nüüd tulevikku vaatan, siis ma ütleks seda, et varsti on sündimas Euroopasse uus selline sõjandus- ja majanduslik jõud ja kui me vaatame seda koostööd nüüd Poola, Ukraina, Tšehhi, meie enda Põhjamaade osas, siis Ukraina selles on ikkagi väga-väga suur lisaväärtuse jõud. Esialgu tuleb väga raske, aga nende tulevik minu hinnangul saab olema hea. Noh, ma olen suga kindlasti nõus, et see talv on keeruline ja noh, või võib-olla siis õigemini, et oluline on ennast ette valmistada selleks, et talv tuleb väga keeruline. Aga noh, minu jaoks ettevalmistus mentaalselt tähendab ka seda, et sa ikkagi usud, et me saame hakkama. Noh, ma arvan, see on see sõnum, mida ma tegelikult olen kuulnud ka päris mitmelt ettevõtjalt siin viimase nädala-paari jooksul, et jah, et ka eksportturgudel tellimused on vähenenud, ei ole lihtne, aga me saame hakkama ja ma arvan, me saame hakkama mõtteviis, usk on midagi sellist, mida me peame ka rahvana kandma ja mida minu meelest Ukraina president Zelenski väga hästi kehastab, et tegemist on vaieldamatult 21. sajandi suure liidriga. Et see viis, kuidas ta on rahvast ühendanud, hoidnud ja nagu hoidnud üleval seda kaitsetahet ja me saame hakkama tegevust pluss siis väga oskuslik välispoliitika, et ma olen suga hästi nõus, et kui Ukrainas pärast sõja võidukat lõppu hakkab siis uus arengufaas, et siis on nagu hästi oluline, et me ka seda uut arengufaasi toetame, et Ukraina tuleks ikkagi ilusti euroopalikku väärtusruumi ja saaks oma majanduse üles ehitada ja siis me oleme koos veel tugevamad, et ma arvan, see on midagi, millega tuleb tublisti tegeleda. Muidugi me saame hakkama, muuseas meie saame ka hakkama. Aga võib-olla me saame hakkama ka sellega, et me kujundame ümber oma tarbimisharjumusi. Et põhimõtteliselt me saame hakkama oluliselt väiksema tarbimisega kui siiani, et midagi ei ole teha, maailm muutub. Ja saamegi hakkama ja läheme oma talupoja mõistuse juurde tagasi. Ja see on ka nagu hästi õige, et kõrged energiahinnad on valusad, aga nad on näidanud, et energial tegelikult on hind. Ja palju asju on võimalik teha efektiivsemaks. Jah, see on iga ettevõtte või iga eraisiku puhul individuaalne, et kui palju on kuskilt võimalik midagi toimetada, aga ma olen suga kindlasti nõus, et me nagu seda energiaefektiivsust või siis ka keskkonna jalajälgi, et seda me saame kindlasti oluliselt vähendada ja vähendamegi ja teiseks, et ma arvan, et ka see praegune olukord on hästi tugev motivaator innovatsiooniks, kaasa arvatud siis kaitsevaldkonnas ja eriti just kahese kasutusega tehnoloogia arengus, ehk siis kahese kasutusega tehnoloogia on tehnoloogia, mis sobib ühteviisi nii tsiviilellu ehk meie igapäevaellu kui ka kaitsevaldkonna kasutuses, et nüüd meil on tegelikult ka Diana, mis on siis üks rahastutest, mille abi saab ka just kahese kasutusega tehnoloogia innovatsiooni teha, et kuidas sa ise hindad, et mis võimalused meil ka Eesti kaitsetööstusel on selles muutunud olukorras ja kui innovatiivsed me oleme? Tegelikult ma ei ütleks, et niivõrd kaitsetööstus, vaid et kui me räägime lõimitud majandusest, ristkasutusest, et muuseas, see oli vanasti nii, et sõjad ja sõjavägi juhtis innovatsiooni. Täna on tsiviilsektor on märgatavalt innovaatilisem, sest et tehnoloogia areng on juba jõudnud sellisesse staadiumisse,
et sõjaväelased peavad lihtsalt leidma need parimad tehnoloogiad üles ja rakendama neid nii lahinguväljal kui ka planeerimisprotsessides. Küberneetika ei ole ju ainult IT näiteks. Küberneetika on juhtimise kunst. Nii et meie ettevõtetel on küll ja küll võimalusi panustada. Võimalusi ekspordiks, võimalusi Eestit tutvustada, võimalusi raha teenida. Et mida paremini läheb meie tööstusel, meie ettevõtjatel, seda paremini läheb ju riigil ja inimestel. Internet potentsiaal on kõrge. Kas seda potentsiaali on tänaseks piisavalt rakendatud? Võib-olla mitte. Võib-olla peame rohkem tegema pingutusi, et vaadata, mida Eestis üldse on, milline on meie teaduste akadeemia roll selles, kuidas meie teadlased, nende leiutised, kuidas nende leiutised on meie ettevõtluses kaasatud. Et potentsiaali on ja on ka tahet. Sellega ma saan küll nõus olla, et näiteks need visiidid, mis me äridelegatsioonidega koos tegime, kui ma minister olin, kus oli ka kaitsevaldkonna ettevõtteid, et selgelt meie ettevõtted on hinnatud ja suudavad tegelikult teha koostööd väga suurte kontsernidega, integreeritud kontsernidega, et kus ei ole ainult kaitsevaldkonna või ainult tsiviilvaldkonna asjad, et ükskõik, kas me räägime siin Milrem Roboticsist või räägime Mardukist või räägime mitmest teisest ettevõttest, mis valdkonnas toimetavad, nii et ma arvan, ka see on üks oluline element siis meie, ütleme siis ühiskonna kerksuses, et meil on tugev kaitsevägi, kõrge moraali, kõrge kaitsetahtega, ühtehoidev rahvas ja tegelikult ka siuke, majanduslikult tugev ettevõtlus, sest kui me oleme majanduslikult tugevad, siis on meid väga keeruline šantažeerida ja see, mis sa nagu ütlesid, ega ma mäletan ka omast ajast, et kui seal 2007 Venemaa keeras transiidi kinni, oligi väga valus, aga leiti uued teed, uued lahendused ja sama tegelikult on juhtunud praegu, et on, maailmas ei ole kaubad otsas ja võib-olla üks, mis mulle mida ma olen ise mitu korda rõhutanud, et Venemaa on sõjaliselt väga-väga suur probleem, sest nad ei pea ühestki reeglist kinni, teevad arusaamatuid julmusi ja koledusi, aga kui me vaatame Venemaa majandust globaalses pildis, siis see on väike. See on 2% maailma SKP-st, mille ainus ekspordiartikkel on fossiilsed kütused. Tõsi, nad müüsid natuke relvi ka, aga nüüd relvade... Need on otsas nüüd. Need on otsas ja võib-olla ka need potentsiaalsed kliendid hindavad, et ei ole mõistlik raha raisata. Aga ma olen täiesti nõus, kui me vaatame seda, et 2% rahvastikust, 2% maailma SKP-st ja nad peavad haldama 12% maismaad. Ja sellised ambitsioonid ja selline eesmärk püstitada multipolaarsest maailmast, kus nemad oleks siis hegemoonid selles piirkonnas, kus me elame, ei ole reaalne. Tegelikult ei ole reaalne. Ja kui me näemegi, et seesama nende enda hübriidkonflikt on ju keeranud nende enda vastu. Nii et loodame, et nad ei ole suutelised niipea kosuma ja oma sõjalist jõudu taastama. Aga sellega me peame arvestama, et nad on meie naabrid ja meie naabriteks nad jäävad. Jah, ja ütleme majanduse poole pealt, ma arvan, kõik need prognoosid, mis nüüd on Venemaa majanduse kohta tehtud, et mina neid küll ei suuda tõsiselt võtta, sest esiteks seda teeb, need andmed tulevad ju Venemaa enda käest ja ma olen päris veendunud, et neid andmeid ka
näidatakse sellisel kujul, mis on Venemaale endale enam-vähem sobiv, et see sanktsioonide mõju kindlasti on ajas ainult kasvav. Et kogu tehnoloogia, mida nad tegelikult vajavad, et võib-olla mõneti see on isegi nagu valusam, kui oli 80ndate lõpp, kus oli oma tehnoloogia ja 2 majandusruumi eksisteerisid oma ette. Oli vaba lääs ja siis sotsialistlik plaanimajandus. Et täna see sotsialistlik plaanimajandus, ma arvan, on jätkuvalt seal edasi, aga ta lihtsalt on hästi palju kasutanud lääne tehnoloogiat, siis neid hüvesid nautinud läänes ja ma arvan ka selle koha pealt kõik sanktsioonid, mis on olnud, mis on piiranud reisimist, on tegelikult need, mis mõjuvad ja ma arvan, seda majanduse kokku kukkumist Venemaal, see on ainult aja küsimus, mille see juhtub. Ja ma olen täiesti nõus, ma tegelikult ei teagi, kust need analüüsid ja analüütikud üldse tulevad, kes ütlevad, et Venemaa majandusel läheb hästi, sellepärast, et tegelikult üsna paljud majandusanalüütikud on ju väga selgelt välja toonud Venemaa nõrkused. Ja see ei tähenda ju seda, et Venemaal söök otsa saab või et aga kõrgtehnoloogia, insenertehnilised lahendused, nad ei ole suutelised. Nende fiskaalpoliitika, kui nad ise oma põhilise sissetulekuallika transiiditeed õhku lasevad, ma ka ei suuda ette kujutada, kus see väärtus siis või tarbimisväärtus hakkab tekkima. No just. Aga ma korra küsin, kas äkki on mõni küsimus tekkinud siin saalist või internetist? Tundub, et praegu küsimusi ei ole. Ma võib-olla veel enne, kui me otsa kokku tõmbame, küsin su käest, et kuidas sa nüüd selles geopoliitilises olukorras näed Hiina rolli ja arengut ja mida me seal peame silmas pidama? Hiina on kindlasti arvestatav, nüüd me räägime strateegilisest võistlejast. Ainuksi sellepärast, et nii meie liitlastel on üsna tugevad huvid ja konkurents Hiinaga. Teisest küljest me peame väga realistlikult hindama, et ega kõik, mis Hiinast tuleb, ei ole hea ja tugev ja me peame ka väga selgelt aru andma, et ka neil on omad probleemid. Ja kui me vaatame seda, et sa enne tõid näite, eks ole, et me oleme 1 miljardi inimest või 1 miljardit populatsiooni on ju NATO liikmesriikide summa, siis Hiinal on vist 1,4 või midagi. Aga me peame hindama, kui palju selles 1,4 on keskklassi. See, kes toodab väärtuseid, see, kes on juhtiv jõud. Neid on umbes 300 miljonit. Need, kes on need privilegeeritud inimesed Hiinas. Ülejäänud on põhimõtteliselt nagu tööjõud. Suhteliselt vaesed, suhteliselt halvas seisus. Ja kui nüüd jälle mõtleme, et 300 miljonit versus 1 miljardile, kus see keskklassi osa on oluliselt suurem, siis jälle ma eeldan, et potentsiaal oma väärtushinnanguid hoida elus ja neid tutvustada Hiinale, et me oleme selles võistluses suhteliselt heas seisustana. Mis ei tähenda seda, et Hiina on kasvav ja ambitsioonikas mängur. Ma toon veel ühe näite sellest, et Hiina sõjaline doktriin näiteks ütleb seda, et 3. maailmasõda peetakse küberruumis ja meie juhime seda. See näitab seda, et ka nendele nad on põhimõtteliselt omaks võtnud agressiivse mõttemaailma, aga nad otsivad alternatiive. Nad otsivad mitte selliseid tegevusi, nagu Venemaa tegi nüüd Ukrainas, kuigi Taiwani ründamine ei ole välistatud, siis jah,
me peaks olema ikka väga ettevaatlikud nii majandusvaldkonnas, sõjalises valdkonnas, kübervaldkonnas, kosmoses, et see koostöö nendega peaks olema väga ja väga mõtestatud, läbi kaalutud. Ma arvan, mida kõik need arengud on näitanud siis ka tehnoloogia vallas, et sa saad ikkagi kasutada nende partnerite tehnoloogiat, et keda sa saad usaldada. Ja kui seda usaldust ei ole, siis kui võtame ka kriitilise infrastruktuuri, et siis on selge, et seal sellise partneri tehnoloogiat kasutada ei saa. Ja küberist me ennem natukene rääkisime ja loomulikult kosmos, näiteks Ukrainas on ju satelliitside pakkumine, mida on Starlink teinud, et ka sellel on olnud tegelikult ju väga oluline roll ja on ka väga selgelt näitanud, kui oluline on side taristu kerksus, eks, et ta peab ikkagi igasuguses olukorras vastu pidama ja on selge, et kui sul on maa peal, midagi levib üle õhu ja midagi tuleb kosmoses satelliidi abil, et siis sa oled ikkagi oluliselt paremini valmis. Ükskõik, kas me räägime küberrünnakutest või räägime konventsionaalsetest rünnakutest ja võib-olla, et mida me oleme ka nüüd näinud, on ikkagi see, et ei kohku need pahalased tagasi ka kriitilise infrastruktuuri ründamiseks, ükskõik kas küberväljal või siis ka füüsiliste rünnakute läbi. Nord Streami õhkamine on ju selge näide, kuigi ma arvan, päeva lõpuks, kuna see toru on katki ja niikuinii sealt enam midagi vaja ei ole, et siis saame sellega ka Nord Streamile ühtlasi kriipsu peale tõmmata. Tegelikult me vaatame seda, et see võiks meile pakkuda ka võimalusi. COVID ajal tuletame meelde, või ka see Suessi kanali kriis, mis oli nüüd see äkki jäävad suured ettevõtted, korporatsioonid seisma, sellepärast, et lihtsalt tootmiselemente ei ole, osiseid ei ole. Ja nii mõneski riigis tekkis küsimus, et miks me oleme ära andnud strateegilise tootmise kolmandale riigile. Aga vaatame nüüd tulevikku, mis meid ootab. Robotiseerimine, automatiseerimine ja digitaliseerimine. Ja Eesti on ju olnud nii üsnagi avangardis nii digitaliseerimise kui mitte võib-olla niivõrd automatiseerimise osas, aga see on tulevik. See tähendab seda, et tootmist saab tuua siia samasse endale koju tagasi, luua töökohti, luua väärtuseid, luua ja see sama ühiskonna turvalisust ja jõukust. Ja absoluutselt ja neid näiteid, nii nagu ma ennist ütlesin, on ja ma arvan tegelikult ka Ukraina võib-olla tuleviku vaatest, et kui ka Ukraina saab nüüd siis, kui üks hetk see sõda saab läbi, et kui ka sinna tuleb välisinvesteeringuid, riik on selleks valmis, võtab neid vastu, et siis on võimalik ka seda riiki palju kiiremini aidata edasi ka heaolu kasvatamiseks, nii et kindlasti tugev majandus on osa tugevast kaitsevõimest ja kaitsetahtest. Et võib-olla kõige lõpetuseks ma küsin sellise küsimuse, et mida sa ütled nendele inimestele, kes vaatavad ikkagi täna väga murelikult ja küsivad, et kas me ikka oleme hästi kaitstud? Me oleme täna väga hästi kaitstud. Mind on aeg-ajalt hämmastama pannud üks küsimus, et kas NATO tuleb appi. See on täiesti vale küsimus. See on täiesti vale küsimus. Seda küsimust ei saa niimoodi küsida. Sisuliselt läks NATO appi Ukrainale ja Ukrainale ta saab appi minna. Küsimus peab olema selles, kas NATO kaitseb ennast. Siin me istume täna sisuliselt NATO piiril. Teisel pool jõge ei ole enam NATO, siin on. Ja see on selline peaaegu nagu füsioloogiline tunnetus, see on enesekaitse tunnetus. Kas me hakkame ennast kaitsma? Muidugi hakkame kaitsma.
ja need arengud, seal NATO sõjalises strateegilises staabis, ma julgen väita, et see õpikurv oli ikka nii suur, et näha, vaadata, tunnetada, õppida strateegilist juhtimist. Ja Eesti on hästi kaitstud. Aga meie peame oma panust jätkuvalt tõstma. Ma ei räägi rahast. Ma räägin ikkagi, sest et kus me oleme kõige tugevamad? Me oleme kõige tugevamad siis, kui on rahu. See on see aeg, kus me saame rünnata vastase plaane. Suruda oma tahet vastasele peale, sest et see on meie riik. Siin kehtivad meie seadused. Siin on meie korraldus on tugevate ametitega, tugeva kaitseväe kaitseliiduga riik. Isegi kui nad suudavad meid kriisi, 2007 võib-olla pronksiöö mõneti ületas sellise valuläve. Ka siis on meil eelis, sellepärast et siis me suudame nende võimeid lüüa. Meil on kõik võimalused olemas. Et need, kes kahtlevad, kas NATO tuleb appi, no hakkame loomulikult ennast kaitsma. Ja ma muidugi ei saa siin kõiki numbreid välja käia, aga just pärast seda, eriti pärast seda, kui Soome ja Rootsi on liitunud, need eriti mere, õhu, kosmose domeenis, see ülekaal NATO-l on massiivne. Ja nagu me näeme selliste konfliktide puhul, isegi kolmanda riigi kaitseks on Euroopa ja transatlantiline solidaarsus niivõrd suur. Need, kes kahtlevad natukene selles, siis ma ütleks niimoodi, et NATO hakkab ennast kaitsma. See on lääne ühiskonna, see on meie enda ühiskonna alustala ja mitte ükski poliitik ei ole valmis seda kõigutama. Aitäh! Ma arvan, nende sõnadega võime me selle vestluse ilusti kokku võtta ja kindralmajor Erus reservis. Erus olen ma siis, kui ma 65 saan. Ma nii vana veel. Kindralmajor reservis, Meelis Kiili. Aitäh selle vestluse eest ja hoiame koos Eesti kindlates kätes. Hoiame koos Eesti kindlates kätes. Aitäh, Andres. Aitäh!